mõista, oh Jumal, mulle kohut ja seleta mu riiu asi halastamatu rahva vastu. Läkita oma valgus ja tõde, need juhatagu mind sinu hoonetesse, et ma tuleksin Jumala altari ette, Jumala juurde, kes on mu üpris suur rõõm, ja tänaksin sind, oh Jumal. Meil on niisugune ülempreester, kes on püha, süütu, puhas, eraldatud patustest ja kõrgem kui taevad. Sellepärast võib ta täielikult õndsaks teha need, kes tema läbi Jumala juurde tulevad. Karistus oli tema peal, et meil rahu oleks, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Amen. Väga õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest nõnda üteldes. Halastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja nuhtluse oleme ära teeninud. Vaata taevast halastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks, oma armsa Poja, meie õnnist tegija, Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja au igavesti. Oh, süüta tal, oh Jeesus, sind risti küljes surmati. Suur oli sinu kannatus, ehk sind küll kurjast põlati. Kõik patud sina kandsid ja ennast päästjaks andsid. Meil anna armu, oh Jeesus, meil anna rahu, oh Jeesus. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Palvetagem. Kõige väeline, igavene Jumal, kes sai Jeesuse Kristuse oma ainusündinud Poja loovutasid, et tema nuhtlust meie pattude eest ristil pidi kannatama.
aita meid, et me elavas usus ja tänulikus armastuses oma vana inimese risti lööme, enam pattu ei teeni ja selle peale julged oleme, et meie patud on andeks antud ja et surmast oleme päästetud ning õndsuse lootuses alati võime kindlad olla. Sellesama Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie õnnist tegija läbi, kes koos sinuga elab ja valitseb püha vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Tänase evangeeliumi me leiame Johannese evangeeliumi 8. peatükist. Jeesus kõneleb siin, võime öelda ka vaidleb siin juutidega ja see on teine pool või lõpuosa sellest Jeesuse vaidlusest või vestlusest juutidega. Ta ütleb siin nõnda: kes teie seast võib mind patus süüdistada? Kui mina tõtt räägin, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Siis kostsid juudid ning ütlesid talle: eks me ütle õigesti, et sina oled samaarlane ja et sul on kuri vaim. Jeesus vastas: mul ei ole kurja vaimu, aga ma austan oma isa ja teie teotate mind. Mina aga ei otsi oma au. Üks on, kes seda otsib ja kohut mõistab. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et kui keegi minu sõna peab, siis ta ei näe surma igavesti. Juudid ütlesid temale: nüüd me oleme ära tundnud, et sul on kuri vaim. Abraham on surnud ja prohvetid ja sina ütled, kui keegi minu sõna peab, siis ta ei maitse surma igavesti. Kas sina oled suurem kui meie isa Abraham, kes on surnud ja prohvetid on surnud? Kelleks sina ennast pead? Jeesus vastas: kui mina iseenesele annan austust, siis ei ole mu austus midagi. Minu isa on, kes mulle annab austuse, keda te ütlete oma Jumala olevat. Ja teie ei ole teda tundnud, aga mina tunnen teda. Ja kui ma ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teie sarnane valetaja. Aga ma tunnen teda ja pean tema sõna. Abraham, teie isa, hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva. Ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Siis ütlesid juudid temale: sa ei ole veel 50 aastat vana ja oled näinud Abrahami. Jeesus ütles neile: tõesti, tõesti ma ütlen teile, et enne kui Abraham sündis, olen mina. Siis nad haarasid kive, et tema peale visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja väljus pühakojast. Aamen. Me tunnistame nüüd oma usku. Meie usume Jumalasse, Isasse, kõige väelisse taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval jälle üles tõusnud surnuist, üles läinud taevasse, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Meie usume pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist
ja igavest elu. Amen, amen, amen. meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. Hesekieli raamatus ütleb issand prohvetile: inimese poeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu. Neil on silmad, aga nad ei näe. Just nii tuleb paraku ütelda nende kohta, kellest kõneleb tänane evangeelium. Nad nägid Jeesust ja kõike, mida ta tegi. Nad kuulsid tema õpetussõnu. Nad teadsid suurepäraselt, et teda ei saa süüdistada üheski patus. Ja sellegipoolest nad ütlesid, et ta on kuradist ning tahtsid teda kividega surnuks visata. Kui vaatame ausalt inimkonna peale läbi kogu tema ajaloo, siis peame paraku kurvalt tunnistama, et selles ei ole midagi harukordset. Ikka on kadestatud endast paremaid ja püütud erilise hoolega leida vigu nende juures, kes näivad olevat laitmatud. Samal ajal, kui meid kahtlemata kohutavad need, kes teevad teadlikult ja tahtlikult kurja, on meie jaoks peaaegu väljakannatamatud ka need, kes seisavad meist moraalselt kõrgemal. Nende kohta, kes on meist halvemad, me küsime, kuidas on võimalik, et nad midagi sellist teevad. Ja nende kohta, kes on meist paremad, me küsime, et kelleks nad ennast õige peavad. Enda võrdlemine teiste inimestega ei pruugi olla ilmtingimata halb. Kui me suudame hoiduda teiste üle kohtumõistmisest ja neile
meie enda enesehinnangu tõstmiseks hinnangu andmisest. Seepärast oleks kõige parem võrrelda ennast ikkagi mitte teiste inimestega, vaid Jumalaga ja tema pojaga, kes on ühtaegu tõeline Jumal ning tõeline ja täiuslik inimene. Seejuures muidugi mitte temale, vaid iseendale temaga võrrelduna hinnangut andes. Kui me arvestame seda, et Jeesus teadis ette, mis talle siin maailmas osaks saab, siis on selge, et tal ei saanud olla mingit muud motiivi inimeseks saamiseks kui vaid armastus. Kusjuures selline armastus, mis ei ole suunatud mitte ainult neile, kes võiksid seda ühel või teisel viisil väärt olla, vaid mis on mõeldud kõigile, kaasa arvatud neile, kes selle armastuse ühes temaga, kes armastab, jalge alla tallavad ja seda hävitada püüavad. Meie langenud maailmas kuulub see paratamatuna armastuse juurde, kuna tõeline armastus ei saa ennast kellelegi peale sundida, vaid peab olema vabalt jagatav ja vabalt vastuvõetav kingitus. Me võime küll vahel küsida, et miks Jumal ei takista seda või teist, aga ikka teiste puhul, sest tegelikult me ju teame, et mitte keegi meist ei tahaks, et temalt endalt võetakse ära tema vabadus toimida nii või teisiti. Just sellist armastust peame õppima meiegi, ka nende suhtes, kes meile ei meeldi ja isegi nende suhtes, kes meid vihkavad. Kui me tahame olla Jumala lapsed, siis ei ole muud võimalust. Ning seejuures ei piisa ainult kaasa noogutamisest, vaid seda armastust, nii oma armsate kui vaenlaste armastamist, tuleb ka päriselt praktiseerida. Mõned peavad seda võimatuks, aga see ei ole võimatu. Tegelikult ei ole see isegi nii raske, kui me kipume arvama, sest kellegi armastamine ei tähenda kõige heakskiitmist, mida ta teeb. Ega isegi seda, et peaksime ta endale sümpaatseks mõtlema. Kellegi armastamine tähendab talle hea soovimist ja võimalust mööda tegemist. See algab sellest, et kui sa näed kedagi, kes sulle ei meeldi, kannatamas, siis sa soovid, et ta võiks sellest kannatusest pääseda. Teadlikult, isegi kui see peaks olema sulle vastu tahtmist, sa ütled, ma tahan, et ta ei peaks kannatama. Kui sa näed kedagi, kes sulle ei meeldi, kellega sul on väga erinevad arusaamad, kes võib-olla soovib sulle koguni kurja, kui sa näed teda milleski eksivat, siis sa mitte ei rutta teda parastades hukka mõistma, vaid aitad tal tema eksitust mõista ja oma kurjusest pöörduda. Või vähemalt soovid kogu südamest, et ta võiks seda teha. Vähemalt ei hakka teda mõnitama ja temast halba rääkima. Kellegi armastamine ei tähenda ilmtingimata tema kallistamist, silitamist ja suudlemist, kuigi see kõik on väga tore nende puhul, keda me armastame. Kellegi armastamine ei tähenda alati isegi mitte seda, et me peame temaga otse kui vägisi suhtlema. Vahel on parem teha nii, nagu tegi Jeesus tänases evangeeliumis. Ta peitis enese ära ja lahkus pühakojast. Aga see, et Jeesus lahkus mõneks ajaks nende juurest, kes teda vihkasid, ei tähenda, et ta oleks ise neid vihkama hakanud. Tuletame meelde, mida Jeesus palus veel ristilgi rippudes. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See on pilt tõelisest armastusest, mis ei sulge silmi reaalsuse ees. Tõeline armastus ei tähenda elamist roosade prillidega, aga tõeline armastus ei lase ennast ka sellest reaalsusest kohutada ega hävitada.
Vanas Testamendis öeldakse Saalomoni ülemlaulus, et armastus on tugev nagu surm. Aga Kristus on meile näidanud, et tegelikult on armastus surmastki tugevam. Ega kohku selle eest tagasi, vaid vastupidi, saab sellest võitu. Ühes vanas muinasloos on juttu mehest, kes oli lapsest saadik jalutu. Jalad olid tal küll olemas, aga need olid nii nõrgad, et need ei kandnud teda. Nii ta siis lamaski päevast päeva voodis ning tema üha vanemaks jäävad vanemad pidid tema eest hoolt kandma. Kord astusid tema kotta 3 eakat rändurit. Ma mõtlesin, miks selles muinasloos öeldakse, et neid oli 3. Küllap siin on võetud eeskuju Vana Testamendi jutustusest, kuidas Abrahamile ilmusid 3 rändurit. Need 3 rändurit, vanad mehed, tulid selle noore mehe kotta ja palusid talt janu kustutamiseks vett. Aga majas oli vesi otsa saanud. Keegi pidi minema kaevule. Too jalutu noormees oli üksi, tema vanemad olid välja läinud. Noormees püüdis ennast esialgu välja vabandada. Ent kui rännumehed peale käisid, ajas ta ennast viimaks vaevaliselt istukile, pani siis jalad põrandale, lükkas ennast aegamisi püsti ja püüdis kõndida. Esimesed sammud olid arglikud ja väga vaevalised, isegi valusad. Aga mida samm edasi, seda tugevamaks ta jalad said ja seda rõõmsamaks ja kergemaks muutus tema süda. Ning peagi oli ta kaevult tagasi suure kruusitäie külma värskendava veega. Selle muinasjutu mõte ei ole mitte see, nagu oleks kõik võimalik. See on ikkagi muinasjutt ja me teame, et taoline imepärane tervenemine on äärmiselt haruldane. Aga muinasjuttudel on enamasti väga sügav sisu. Ja selle muinasjutu sõnum on, et tõeline tervenemine, tõeline uueks saamine on võimalik üksnes siis, kui me oleme võimelised iseennast unustades, isegi oma valu trotsides, tegema midagi nende heaks, kes meid, meie abi ja meie armastust vajavad. Pange tähele, ei ole kedagi, kes vajaks armastust rohkem kui need, kelle sees ei ole armastust. Muidugi tähendab see, et me kõik vajame armastust. Sest kui me tõepoolest võrdleme ennast Jumalaga ja tema pojaga, siis ei jää meil üle muud, kui koos Püha Paulusega tunnistada, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Just sellepärast on Kristus läinud oma enda verega kõige pühamasse paika ja saavutanud meile igavese lunastuse, nagu öeldakse kirjas heebrealastele. Me vajame päästmist, puhastamist ja pühitsemist, et võiksime elada uut elu Jumala lastena, kelle südamesse on püha vaimu läbi valatud tema, meie isa armastus. Paastuaja lõpuni on jäänud veel vaid 2 nädalat. Eks igaüks meist tea ise, kuivõrd ta on suutnud ennast eelnevate nädalate jooksul Jumalale üle anda ja oma südant tema armastusele avada. Ükskõik kui hästi või halvasti see on meil õnnestunud, ka täna on meil selleks võimalus. Meil on võimalus tõsta oma südame silmad Jumala poole ja paluda, et ta aitaks meil kasvada selles armastuses, mille ta on oma pojas kinkinud kogu maailmale. Meil on võimalus tunnistada ausalt üles kõik see, milles oleme eksinud, mida oleme tegemata jätnud, milles oleme armastuse asendanud, kas millegi sellest palju vähem väärtuslikuga
või koguni selle vastandiga, ükskõiksusega, põlgusega või vihkamisega. meil on võimalus tõusta, nagu tõusis too jalutu noormees seal muinasjutus, ja alustada samm-sammult, võib-olla esialgu väga väikeste sammudega uut teed, uut elu, mille keskpunktiks ei ole enam ei meie enese haletsus ega enesega rahulolu, vaid iga võimaluse kasutamine selleks, et võiksime üha enam sarnaneda Jumalale, kes on armastus. See on võimalik ainult koos Jeesusega, ennast temale üle andes ja temaga üheks saades. Jumala poeg on saanud inimeseks, et meie saaksime Jumala lasteks. Ta on võtnud omaks meie loomuse, et teha meid jumaliku loomuse osaliseks. See ei tähenda mitte seda, et me saaksime jumalateks, vaid see tähendab, et me saame tõelisteks inimesteks, nii nagu Jumal on meid luues tahtnud. Mulle väga meeldib see vana üleskutse, mida ma kord lugesin ühe kiriku juures enne jõulupüha: tee nagu Jumal, saa inimeseks. Piibli alguses öeldakse, et me oleme loodud Jumala näo järgi ja tema sarnaseks. See on meie tõeline potentsiaal ja kutsumus. Et see võiks teostuda, selleks peame tegema lahti nii oma silmad ja kõrvad, kui eeskätt oma südame ning saama templiks, pühakojaks, Jumala vaimu eluasemeks, millest Jeesus enam kunagi ei lahku. Issand, meie Jumal ja looja, me täname sind, et oled ennast meile oma ainusündinud pojas avanud ja meid oma lastena omaks võtnud. Uuenda ja pühitse meid üha ja üha, et võiksime kasvada armastuses ja saada sinu sarnaseks, kuni tohime sind kord palgest palgesse näha ja igavesti sinu juurde jääda. Ära lahku meie juurest kunagi. Tule meie sisse ja täida meid oma armuandide rikkusega. Aamen. Olge head ja tõuske nüüd ja nagu ikka, me mõtleme Eesti hümni helide saatel palves Eesti maa ja rahva peale. Rahu Jumal ise, pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, oleks hoitud laitmatuna meie õnnist tegija Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen. Laulame nüüd palvelaulu: sa vägev valumees, sa rändad surmarada.
palvetame. Issand Jeesus Kristus, sa kiidetud Jumala poeg, meie õnnistuse kalju. Maa peal ei olnud meil päästjat, sest ükski vend ei või teist lunastada. Sinul oli hale meel meie viletsusest, nõnda et sa pidid meie peale halastama. Sa kannatasid risti rõõmu asemel, millele sul oli õigus, ega pannud häbi millekski meie pärast. Et meid, vaeseid patuseid, õigeks ja rikkaks teha, loovutasid sa oma au, võtsid meie patu enese peale ja saavutasid igavese lunastuse neile, kes sinusse usuvad. Kiitus, au ja austus olgu sulle, sa meie hingede õnnist tegija ja päästja. Sa meie ainus igavene ülempreester, sa ohverdasid oma püha ihu risti altaril ja surid meie pattude eest, et oma surma läbi kuradi vägi ära võita ja päästa need, kes surma kartuses kõige eluaja olid sulase põlves. Me palume sind, ava meie mõistuse ja meie südame silmad, et sind tunneme ainsa igavese ohvrina meie ja kogu maailma pattude eest. Oma patte kahetsedes sellele loodame ja ikka täielikumalt sinu omaks saame. Issand Jeesus Kristus, sa meie õnnistus ja elu, aita, et sõna sinu ristist kostaks maailma äärteni. Tõmba enese juurde kõik, kes sind veel ei tunne, et ka nemad sinu juures õnnistuse ja rahu leiaksid. Õnnistus, mis hoovab sinu ristist, voolaku lakkamata üle meie kiriku ja koguduste. Kõikide üle, kes sinu riiki nõudes sinu evangeeliumi kuulutavad. Jaga oma õnnistust meie maale ja rahvale, valitsuse ja tema abiliste tööle, et kõik head kavatsused ja algatused korda läheksid. Ole meiega töös ja muredes, raskustes ja kannatustes ja aita, et sinu eeskujul õpime taevase Isa sõna kuulma nii headel kui kurjadel päevadel. Tema tahtmisele alistuma, kannatlikud olema, teda uskliku südamega appi hüüdma ja lapseliku usaldusega austama. Viimaks aga andku sinu risti surm meile, meie viimsel tunnil väge, kindlat meelt ja lohutust, et usus sinusse surmahirmu ära võidame. Ja võime julgesti koos apostliga ütelda, kui me elame, siis elame Issandale. Kui me sureme, siis sureme Issandale. Sinu kätte, Issand Jeesus, anname oma vaimu. Sa oled meid lunastanud, Issand, sa tõe Jumal, kiidetud igavesti. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele.
kaunistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu peale